Karl-Robin Rillo, et tänasele võistluspäeval vastu minnes oli sul täpselt selline, et nii, kes sees on, see on ka Eesti meister. Et kas sa läksid kerge närviga peale? Eks kokkuvõttes jah, kuna teadmine oli ikkagi see, et mina ei tule siia 100%-ga, ma ei ole saanud 4 nädalat trenni teha ja vigastus haavab ikka veel, et ei olnud väga enesekindel endas ja lisaks veel konkurentidel oli 10-punktine edu lausa, ehk siis ei piisanud ainult minu sõidust. Ja eks tuligi siis kerge närviga, et teen enda sõitu, katsetan kuidas on ja annan lihtsalt endast parima. Kas see konkurentide tehnilised ebaõnn määras ka tegelikult sinu võidu? Eks ta mingil määral jah, et muidu tundus suhteliselt lootusetu, kuna konkurendid on väga kiired, nad on sõitnud ennast siia punkti ja nad selle eduga said selle ühe etapiga, kus ma kohale ei käinud. Nii et jah, see kahjuks või õnneks teiste ebaõnne andis mulle siin etapil selle tiitli kätte. Kuu lõpul on tulemas ka nüüd rahvuste kross, et sa oled selle raja peal varem käinud ka, et mis teid selle ees ootab ka? Meid ootab üks maailma kõige raskemaid radasid, et Hollandile on iseloomulik hästi sügav ja hästi raske liiv ja kui ütleme, et itaallane tuleks Eestisse, siis ta oigaks ja raputaks pead, et mis liivarajad need veel on, siis isegi meil on sama efekt seal, et see on ikka teisest klassist rajad ja eks tuleb mõnus katsumus, aga ma usun, et kui kuskil rajal on meil võiduvõimalus, siis on see just sellel rajal. Kas see on kiire rada või ta on raske sõita, et seal ei ole hoogu? Ta on kiire ja ta on väga raske, väga sügav ja väga nõudlik paks liiv. Aga tänud ja edu sulle! Suur aitäh!